Tere tulemast podcasti Kohtumised teetassidega. Mina olen Riine ja täna kutsusin külla Aeda. Mina olen paarisuhtenõustaja, süsteemse vaatepraktik ja perekonstellöör. Ja Aet, tere tulemast. Tutvusta ennast, palun. Tere, Riine. Nii armas, et sa mind kutsusid üldse. Ja mina olen, kuidas ma siis nüüd ütlengi, niimoodi, et see oleks kõigile väga hästi arusaadav. Tegelikult ei olegi võimalik tutvustada ennast nõnda, et sa oled kõigile arusaadav. Kuigi me tahaksime väga, onju. Mhm. Aga mina olen siis Aet, mina olen suur India fänn, ka Ayurveda fänn, enda kohta palju infot teada saamise fänn, massaaži fänn ja ma olen umbes 10+ aastat uurinud ja õpetanud Ayurveda teadmisi inimestele ja sealjuures ka massaaži ja viinud inimesi hästi palju Indiasse kehapuhastustele. Ja üks asi, mida ma tunnen, et on siin minu selline eesmärk või minu selline soov, et inimesed õpiksid ennast tundma, iseennast tundma, aru saama iseendast, ennast märkama, et siis enda eest paremini hoolt kanda. Ja just nõnda, et kuulata rohkem iseennast, mitte teisi, sest et tänapäeval on nii palju kõike seda, mis väljastpoolt tuleb ja see jääb lihtsalt tohutult segadusse, aga mida rohkem sa ennast tunned ja endaga kontaktis oled, seda rohkem siis sa saad aru, mis sinu tõde on. Et kõik tõed ei ole sinu tõed ja see on okei. Mhm. Meie kohtusime Aedaga või õigemini Aeta hakkas mulle silma juba varem. Kes mind tunnevad, teavad, et ma kunagi olin juuksur ja Aet õpetas Ayurveda peamassaaži, mis mind väga kõnetas. Ja nüüd, kui mul õnnestus kohtuda Aedaga nagu päriselt, tol hetkel ma sinna massaažikoolitusele küll ei jõudnud, siis ma sain aru, miks see mind kõnetas. Et meie nagu see ühisosa massaažis on see, et teha seda heasoovlikult puhtast kohast ja hea tundega alati inimesele pakkuda. Ja me sattusime kokku orgaanilise turunduse koolitusel või tööpäeval siis, kuhu Aet sattus. Ja mind väga kõnetas see, mis kõik sealt hakkas ilmnema ja ma tahtsin rohkem teada, millega ta tegeleb. Ja seetõttu me ka otsustasime selle kohtumise teha ja kaasata teid, armsad kuulajad. Ja kui teil tekib vahepeal küsimusi, siis kirjutage kommentaariumisse ja me vastame nendele. Aet, räägi mulle natukene Ayurvedast. Kuidas sa selleni üldse jõudsid? Jaa, Ayurvedani ma jõudsin, no ma tahaks öelda juhuslikult, aga tegelikult ei ole ju elus selliseid juhuseid olemas, et kõik on mingil määral ette nähtud. Aga mina jõudsin tegelikult Ayurvedani selliselt, et ma olin ammu juba tegelenud reikiga, natuke tantrapraktikatega, eneseleidmisega ja juhtus nõnda, et ma olin ühes eraettevõttes tööl, tegelesin müügiga, müüsin lemmikloomatoitusid, ravimeid, see oli väga tore töö tegelikult. Mulle meeldis see. Aga ma tundsin juba tegelikult mõnda aega, eks ju, et noh, võib-olla peaks midagi muud tegema, aga no kuna mul oli seal mõnus olla, ma ei kiirustanud seda ära. Ja ma tegelikult nagu mõnes mõttes äh, manifesteerisin omale selle, et sealt saaksin ära tulla. et, äh, et mäletan, ma olin palil ja ma hästi niimoodi mõnusas olekus pikutasin niimoodi, mõtlesin, et nüüd ma tahaks küll pool aastat niimoodi olla, et ma ei pea mitte midagi olulist tegema, et lihtsalt enda jaoks aega oleks. ja kui ma hommikul esimese asjana, peale puhkust tööle läksin, siis esimese asjana teatati mulle, et mind on koondatud. Hästi et see manifesteeritud. ja see nõnda juhtus ja põhimõtteliselt ma olin järgmisest päevast vaba.
aga ja siis lihtsalt ma suurest rõõmust leidsin Ayurveda massaažikoolituse, mis siis tollel ajal oli siis Alar Raudmani poolt juhendatud. ma läksin sinna, siis mind hakkas see asi huvitama, et ma nägin, sain aru sellest, et see nagu hästi minuga resoneerub. et see oli selline esimene väike asi, aga, aga see kuidagi nagu selle minu oleku ja minu maailmavaate ja kõige sellega niivõrd hästi sobis kokku. ja see õli ja see selline looduslähedus. ja noh, mind on tegelikult eluaeg oli kutsunud India. ma ei olnud sinna veel saanud, aga ma kogu aeg tahtsin sinna minna ja siis nii-öelda minu koondamine toimus siis kevadel. See oli siis aprilli alguses ja tegelikult kuskil novembris ma juba esimest korda läksin Indiasse Ayurvedat õppima täitsa umbes. aga ma ei tea, kuidagi selle Ayurveda õpingute koha pealt on, kui mõnikord see intuitsioon on ikkagi nagu võssa vedanud, on ju, siis nende Ayurveda õpingute koha pealt mul on kuidagi intuitsiooniga, noh, kuigi ma saan aru, et niimoodi võiks teha päris suvaliselt Indiasse Ayurvedat õppima minna, aga mul on mõned korrad nagu ikka väga hästi vedanud ja ma olen täiesti kuldaväärt õpetajate peale sattunud, et kuidagi selles osas on mind õnnistatud ja ju see siis on minu tee ikkagi. ei oska muud kosta selle peale. ja see on küll hästi põnev, et me oleme tegelikult alati õigel ajal õiges kohas, on ju, et isegi kui meil vahel tundub, et sihuke, no ma ei tea, siis tegelikult alati kõik on õigesti. et absoluutselt ja tegelikult on ju ka nii, et kui meil täna on kehva olla ja täna me tunneme, et kõik läheb pahasti, siis me saame võib-olla alles aasta, pooleteist aasta pärast aru, et pagan, see oli niivõrd hea aeg, et see oligi just see aeg, kus midagi muud sündis, et noh, nagu looduseski on mäed, on orud, on mäed, on orud. tasakaal peab olema. meil ei saa kogu aeg olla väga hästi. just, see ongi noh, üldiselt inimese närvisüsteem ongi selline, et kui kogu aeg on see ka lõputu sihuke elevus ja rõõm, siis inimene lihtsalt kärssib läbi. et see täpselt samamoodi nagu kurnab organismi ära, et see tasakaalu leidmine on nagu tegelikult hästi oluline. jah, sest et tegelikult need positiivsed emotsioonid, kui neid on nagu liiga palju, et kurnavad tõesti keha samamoodi kui negatiivsed emotsioonid, kui neid on ka liiga palju, et see on okei, kui ma sind näen, ütlen oi, tere, Riine, nii äge, et me nägime täna, aga kui ma kogu aeg olen mingis eufoorias, vot see on natukene juba selline. ja üks põhjus, miks ma sind veel kutsusin, oli see, et kuna mina tegelen väga palju paaridega ja sinul selgus, et sinu tee on anda edasi siis naistele teadmisi, kuidas toetada meest ja meeste elurõõmu, siis räägi palun sellest ka lähemalt, et mis on see, mida üks naine saab ära teha oma mehe elurõõmu toetamiseks? tead, see on selline väga suur ja lai ja sügav teema, seal on tegelikult neid asju väga palju. aga naine on tegelikult teatavasti selline kodurahu ja sellise mitte, ma ei tahaks öelda turvalisuse, see turvalisus on seotud nii meeste kui naistega, on ju, et selles osas on mõlematel väga suur osa, aga naise osa on luua sellist hubasust või sellist mõnusat, sellist õhkkonda on naise osa luua ja naine on nagu oma olemuselt looja. ja, ja üks asi, mida nagu naised teevad ja mis alati meestele nagu võib-olla ei meeldi, on see, et naised tahavad hirmsasti, et mehed teevad täpselt nii, nagu nemad tahavad või. et noh, et tahab, see ei ole üldse mingi kuskilt pahast kohast ei tule, vaid see on niisugune naiste loomuses on hoolitseda, on ju. aga mehed tajuvad siis sealt, et see on noh, nagu ema on ju, kes teeb niimoodi, mis sa teed, kuule, tee seda, tee teist, tee kolmandat, et mehed tegelikult ei taha ju seda, et keegi nendele kogu aeg ütleb, kuidas teha või soovitab, mida teha, nad tahavad ise seda, ise selleni jõuda. sest ma räägin, mul hea näide oma sõbraga,
ta alati ütleb mulle, et miks sa pead kõik need salvid, mida sa sealt Indiast tood, minu peale määrima. miks sa pead kõik, tahad mulle peale määrida neid, onju. see meil on juba selline omavaheline inside joke nii-öelda, et noh, jälle tahad mulle mingit salvi peale määrida. mis salv seekord on? et siin on nüüd võib-olla see üks selline märksõna, et proovime asju huumoriga võtta, eks ju. et püüda asju huumoriga võtta, et just nimelt, et kui me lähme meestele midagi peale suruma, siis tavaliselt tekib selline vastupidine reaktsioon ja noh, tegelikult mehe selline põhiomadus on ju see, et ta tahab nii-öelda juhtida, toetada, ta tahab olla see, kes otsustab. see on tema selline looduse poolt loomulik omadus. ja noh, me naistena tänapäeval, eks ju, räägitakse ka siin feminismist ja et naised võivad juhtida ja nii edasi, aga noh, ma ikka arvan seda, et naine ei peaks päris seda mehe rolli nagu siin ilmas omale võtma, et muidu noh, see lähebki tasakaalust välja, et vanasti mulle ikka meeldis öelda, et minu meelest on täitsa tore, kui mehed saavad rohkem palka, et siis nad jõuavad mind kohvikusse viia ja restorani viia ja reisile viia, on ju, et siis nad saavadki ennast noh, tänu sellele nagu hästi tunda. et noh, jah, ütleme, et tänapäeval võetakse seda, et naised ja mehed ei ole võrdsed ja miks nad nii, aga noh, sellises sügavamas energeetilises tasandil on sellel oma nagu võlu sees, kui ühiskond ka selliste käitumismustrit nii-öelda toetaks, eks ju. et noh, siin on noh, natukene neid agasid sees, on ju. aga noh, üks asi on see rahaline pool, et see ei tähenda seda, et me naised ei peaks üldse raha teenima, loomulikult me tahame, et meil on oma enda pagas olemas, millest me saame omale uue huulepulga osta, kui tahame. mees vaevalt, et oskab öelda, tead, millise huulepulk sulle päriselt meeldib või mis on hea kvaliteediga, ei peagi seda teadma. aga no veel on hästi palju asju, millega tegelikult me naisena saame noh, nagu oma suhtes ja üldse meest toetada selles tema karjääriski kasvõi ja niimoodi, et luua kodus sellist head õhkkonda, ma mõtlen, toiduga saame toetada seda, ruumi loomisega saame seda toetada, saame puudutusega toetada loomulikult, et see puudutus on nüüd ka üks väga oluline osa, mida me saame pakkuda üldse. ja noh, puudutus on üldse selles mõttes selline võlu, kepikene, et, et kui seda puudutada nii-öelda hästi kohal olles, et samal ajal ei mõtle selle peale, et mida sa hommikuks süüa teed lastele, et siis selles puudutuses võib olla hoopiski rohkem kirjas kui selles kahetunnises nägelemises või vestluses. et selles hetkes võib olla rohkem informatsiooni ja rohkem sellist nagu võlu, ma ütleksin selle peale. et see on seesama asi, mis sa ütlesid, et miks sind kõnetas ilmselt see, et see puudutust jagada nagu sellise kingitusena või et selleks, et oma kaaslasele kingitust teha, selleks ei pea olema mingi meeletult palju raha. ja selleks ei pea viima alati kaaslast 8 nädalaks Taisse puhkama, vaid tegelikult selline mõnus mingisugune, kas näiteks omavaheline massaažisessioon või selline lihtsalt koos ühises ruumis vaikuses olemine on juba nii suureks asjaks, et mida paljud paarid tegelikult, noh, mulle tundub, et ei ole kogenud, et nad ei tea sellest mitte midagi. ja see on ka see üks ühisosa, mis on nagu süsteemse vaatega üks, et noh, süsteemse vaate järgi on niimoodi, et meie kehad on justkui nagu infoallikad ja see vaikuse hetked räägivad paari omavahelise suhte olukorrast rohkem isegi kui need sõnad. et milline on see nagu vaikuses olemine, milline on see puudutus, on ju, et see info on kogu aeg olemas. aga kas me nagu anname seda või ei anna ja kas me võtame seda vastu või ei võta, seal on nagu tihti küsimus, et noh, mis just klassikalisemaid teemasid meil naistel on, et meil on raske vastu võtta, et mehed küll tahavad anda, aga noh, vahel on küsimus lihtsalt selles, et kas me
naistena saame aru, kui mees annab, et noh, seesama, mis sa alguses ka vaata välja tõid, on ju, et noh, see noh, turtsumine on ju, et millest ka see tuleb, et noh, et see, et kui justkui on see nagu nõudlikkus on ju, et mees ei anna mulle seda on ju, aga kas mees üldse teab, et sa seda soovid ja kas see üldse nagu, kas see päriselt on ka see on ju, et mis selle taotluse taga siis tegelikult on ju. Et kui me oleme selles sügavas ühenduses oma paarilisega, siis tegelikult me saame ka täiesti vaikuses olla ja, nii, et meil mõlemal on hea. ja tead, siin on üks selline, mis mul praegu ka noh, nagu pähe kargas, on see, et on suur asi, et kas me võtame vastu või me võtame või me võtame Mm -hmm. või me tahame võtta nagu vägisi, vaata Ja nagu. et kas me nõuame või me nagu võtame, ja, kui meile ja, antakse, on ju. jah, et kas me võtame selle vastu sellepärast, et teine tahab anda või me tahame teiselt võtta seda. Mm -hmm. Aga see on siis nagu juba sellised noh, mõnes mõttes nagu ego tasandilt. Ja et me no see tahame. on tavaliselt, seal on see agressiooni tunnusmärgid, on ju, et sina pead mulle andma, on ju, aga kas nagu, aga kui sinult niimoodi nagu nõutakse seda, kas sina siis tahad anda, on see küsimus, on ju. No täpselt sama on, see ongi see, et kui sa nõuad, siis vaevalt, et siis teisel inimesel kohe tekib see tunne, et oi-oi-oi, et mis asja, mis ta nüüd tahab, mis ta minust tahab. Mm Mis -hmm. peaksin, on ju, aga jah, seda, et noh, ja selleks on ka omad harjutused, et saab täitsa nagu harjutada seda, eks, et et just õppida nagu vastu võtma ja võib-olla alustadagi sellest, et küsida, kas sinu jaoks on see okei, kui ma niimoodi teen, kas Mm sulle -hmm. sobib see, kas selle sobib ja selles mõttes ka seesama asi on ju, et me ei teagi mõnikord, mis me tegelikult nagu tahame, on ju. Et see, mida sa ise tahad, mis need sinu vajadused on, et ma olen seda ise ka väga palju tähele pannud, et paljud inimesed tegelikult ei teagi, mida nad tahavad, aga mitte sellepärast, et nad ei taha teada, mis nad tahavad, vaid nad ei oska kuulata ennast, et koolis õpetati meile lugema, aga mitte ennast lugema, on ju. Mm -hmm. Õpetati lugema, ma ei tea, Lermontovi ja Tammsaaret ja ma ei tea keda, aga mitte iseennast, eks ju. Mm -hmm. Ja aru saama sellest, mida sinu keha räägib või mida su keha sulle ütelda tahab, oma kehakeelt Mm -hmm. tegelikult ei õpetatud ja noh, selles mõttes, et ega kellelegi pole ette ka heita, et ei õpetatud, no mida, sellest pole kasu ju, kui me hakkame kellegi ette heitma seda, eks ju, et ei õpetatud, et pigem nagu siis ise nagu selle jaoks midagi teha, et sellest aru saada, et oma kehast nagu aru saada. Mm -hmm. Mis on nagu sinu sihuke võib-olla üks nagu nipp või nõuanne, mida võiks teha, et õppida iseenda kehast aru saama? Tuleb sul mingi sihuke? No jaa, selles mõttes, et enda kehast arusaamiseks on kasvõi väga lihtne asi. No sellised lihtsad asjad, harjutused, et tunnetada, kuidas miski asi sulle toimib. Kasvõi selline asi, et mul on siin just ilusasti üks tassikene siin ees. Et kasvõi see, et kui sa hommikul ärkad üles ja võtad oma kruusivett, mina alustan oma päeva alati kruusi kuuma veega. Ja sa võtad selle jaoks päriselt aja 5 minutit. Mitte see, et sa istud või jooksed ringi, käid, pesed samal ajal, teed meiki samal ajal, aga sa tegelikult võtadki selle aja 5 minutit, millal seda vett juua. Ja siis sa kogu tähelepanu suunad sellele, et mida see vesi sulle teeb, kuidas ta sulle mõjub, mida ta teeb sinu psüühikaga, mida ta teeb sinu kehaga, võtad selle lonksu vett, tunnetad, kuidas ta läheb kehast alla, kuhu ta kehas jõuab. Ja see kogemus ei pruugi olla iga päev sama. Üks päev ühtemoodi, teine päev teistmoodi. Aga see on nagu selline üks kõige lihtsam asi, et õppida tundma seda, mida miski asi sinu kehale teeb. Ja mis tunde see sulle loob. Kas sul pärast on siis mõnus olla? Ja ma ütlen teise nipi ka. Ma võtan ühe lonksu ennem.
ma ütlen teise lipi ka, et ma olen oma koolitustel vahetevahel natukene nagu, mitte paha, ma ei taha öelda, et paha, aga vaat natukene nõudlik. Ma küsin inimest, kuidas sa ennast tunned, on ju. Noh, tüüpvastus on hästi. Eestlased, me oleme Tüüpil on eestlased. hästi. Ja siis, kui mina küsin seda, et aga mis see tähendab hästi sinu käest, siis mõnikord saadakse kohe päris kurjaks, et see on ju kõik selge, mis see tähendab, et hästi on. Kuidas sa siis aru ei saa sellest, aga räägi mulle, mis sinu jaoks tähendab hästi. Ja siis ma olen enda arvamust, aga ma ütlesin, et aga tead sa, aga minu jaoks see, mis sina praegu välja tõid, ei ole üldse hästi nagu, see on sinu hästi, aga minu hästi on hoopis midagi muud, on ju. jah, Ja see on ka see asi, et ma olen alati öelnud, et kui sa noh, sa küsi enda käest, kuidas sul läheb, et ära ütle ainult seda, et sul läheb hästi või halvasti, et mis asi see hästi on, et mis tähendab hästi sinu käest, sinu jaoks on ju. Et sa saad alati nagu minna nagu nendes kihtides nagu sügavamale, et aru saada, mis see hästi sinu jaoks on. ja kui sa tead juba, mis on hästi, siis sa saad ka ennast ka paari suhtes ennast väljendada, et mis see sinu soov on siis, et mis see hästi on, mida sa soovid. Aga muidugi ma saan aru, millest need probleemid ka tekivad, sest et teinekord noh, sa tead, et midagi on mäda, on ju, midagi on, mulle ei meeldi see, on ju. et jube on oma partnerile öelda, et ära tee nii, mulle ei meeldi see, aga noh, ma arvan, meil kõigil on selliseid olukordi olnud, et kui sa küsid, siis aga mida sa siis tahad, on ju, mis sulle sobib siis. aga kust mina seda tean? võin aga kust ma pean siis seda teadma, kui sa ei tea? kusjuures see on üks läbivaid teemasid, et kui me ei tea päris täpselt, et noh, siin on kaks asja. Esiteks see hästi on ju, et mille järgi ma üldse saan aru, et mul on hästi, on see üks võtmekoht ja kui minul on hästi, siis tegelikult see ka minu ümber ja minu peres saab olema paremini, on ju. Ja siis mul läks mõte kaduma, see teine asi, mis ma öelda tahtsin. okei. ma võib-olla siis ütlen ise siin vahepeal veel seda, et noh, vaata, see on ka võib-olla nagu üks põhjuseid, et kunagi ei ole ainult mustvalge, et noh, see on nüüd kindlasti mingi põhjus või noh, igal olukorral võib alati olla erinevad põhjused ja me kunagi ei saa öelda, et üks asi ainult ravib või tervendab või muudab, et ma tahan öelda ka, et see võib ka olla ka üks põhjuseid, et no, et näiteks kui me igapäevaelus on ju, me ostame omale, tunneme, et tahaks midagi noh, et mul elu ei ole hästi, vaata nagu, et noh, ma nüüd ostan omale, teen kodus kõigepealt remondi ära, ikka pole hästi veel, on ju. nii, mis siis veel teha, no okei, äkki ostan parema auto, ikka pole veel hästi, on ju. nii, siis ostan omale jahi ka, ikka pole veel hästi, aga midagi on nagu puudu, et kogu aeg on nagu midagi puudu ja see tegelikult me kompenseerime tihti seda midagi puudu olevat nende väliste asjadega, ostame omale parema telefoni, parema arvuti, on ju. mitte see ei tähenda seda, et sa ei või omale head telefoni osta, on ju. aga et mõnikord on seda ka nagu energeetiliselt tõstmiseks vaja, et sa tunneksidki ennast noh, nagu mõnes mõttes nagu noh, nagu mõnikord see nagu toimib, on ju, aga see ei ole alati niimoodi, eks. aga seda peab jälgima, et see ei saaks nagu selliseks nagu mustriks, et iga kord noh, et sa kompenseerid seda oma sisemist nagu rahulolematust sellega, et sa ostad omale mingi uue asja juurde ja tegelikult ikka ei ole kõik veel hästi, võib-olla ja lõpuks tuleb välja, et tegelikult see hästi, mis sind tundma paneb, on see, et sa saaksid hoopiski metsa ääres elada, igal hommikul järve ujuma minna, on ju noh. ja seal on kaks asja, mul tuli nüüd see mõttelõng ka meelde, et üks asi on see, kui me ei tea, mida me tahame, meie aju hakkab välistama. see pole see, see pole see, see pole see, on ju. Ja seda, mis on see, seda võibki olla nagu keeruline leida. Ja mulle väga meeldis, et sa tõid selle näite sellest asjade ostmisest, sest see on üks sihuke oluline koht, mida märgata, et mitte see, et seda ei tohiks teha või oleks kuidagi nagu vale seda nagu endale lubada. Küll aga, mille osas tasub hästi tähelepanelik olla, et kui ma seda teen, mis sellele eelneb, mis see mõttejada seal on, mis see tunne seal enne seda on.
et mul tekib see soov minna ja osta, onju. et noh, kõige nagu võib-olla elulisem näide onju, et kui minul oli kunagi väga keeruline periood elus onju, siis ma märkasin ühel hetkel sellist asja, mida ma teen, kui mul on halb olla või noh, ebamugav onju, minu sees on mingi segadus, siis mul käib telefon pihku ja hakkab mängima. ja nagu ma selle ära tabasin, nüüd ongi see, et kui mul tekib see tunne, et ma tahan ja selle telefoni võtta ja hakata mängima, mis on tegelikult minu jaoks täiesti tühja aja kulutamine onju, siis ma juba tean, et okei, mul on midagi, mida ma pean vaatama ja siis tegelikult, kui ma saan selle nagu konksu sealt kätte, siis mul ei ole vaja seda telefoni üldse võtta onju. et noh, see on üks näide ja see on igasuguste tegevustega ka noh, ka näiteks sport on hea, aga kui see on nagu ülesport, siis see on põgenemine onju. noh, kõik, kus me lähme kuskile äärmusesse, on tavaliselt mingi kompensatsioon onju, midagi, mida me vajame liiga palju, tahame teha palju onju, see on põgenemine. ja see ongi see, et noh, nii-öelda nende iidsete tarkuste järgi see on ka see mõõdukus on see hästi oluline nagu märksõna, et kõike võib, aga mõõdukalt. ja noh, ja igale ühele see on veel erinev, see nii-öelda noh, selline Ayurveda klassikaline noh, selline lause on see, et üks asi, mis ühele võib olla nektar, võib teisele mürk olla, onju. just, et ja ka niimoodi on. just. maakeeli võib-olla öeldes on siis kõige lihtsam see, et 5 inimest on ühes ruumis, teeme akna lahti. osad inimesed ütlevad, et tee rohkem aken lahti, teised inimesed ütlevad niimoodi, et kuule ära, tahad mind ära surnuks külmetada. ja see ongi nii. ja see on okei, see ongi nii, nad ongi erinevad. aga noh, selleks, et endast aru saada, mida sina vajad, et noh, et see ei tähenda seda, et sa lähed alati kuskil igal pool nõudma, et kuulge, mina tahan nüüd seda, minu keha nõuab seda, ükskõik kus koha peal sa oled. aga siin on ka see asi, et sa noh, mitte ei lähe sellele ego tasandilt, ei lähtu sellele, vaid lähtud sellele, et kuidas mina ise saan oma kehale paremini nagu toeks olla. kuidas ma saan, mida ma saan teha selleks, et oma keha paremini toetada, et äkki ma saan mingi toiduaine kaasa võtta, mis ma saan oma toidule lisada või saan omale hommikuks ise toidu valmis teha ja kui me paarisuhte juurde lähme, mis see sinu küsimus on, jutt ikka tavaliselt alati tahab kuskile minna, ei tea, mis suunda. et vaata, see kodus ise toidu tegemine on ka hästi oluline. ja meeste jaoks on see ka hästi oluline, sest et tegelikult see kõik see toit, mida sa kodus valmistad, eks ju. noh, ma ikkagi tahaksin natuke sinna energiamaailma minna, kuigi see võib mõned inimesed ära ehmatada, aga see armastus just nimelt see puhas koht, see armastus, kui sa seda toitu teed, siis sa tegelikult see kõige lihtsam viis on pakkuda oma perele selle toidu tegemisega armastust. miks meile nii väga meeldib minna pühapäeval vanaema juurde ja süüa seal neid pannkooke või siis süüa seda mingit koobimakooki, kuigi tänapäeval kõik räägivad, et see on kahjulik, onju, aga vahetevahel on niimoodi, et see tükk armastust on olulisem kui see koogimakoogi, need kalorid, mis seal sees on, eks ju. et seda tükki armastust on meie kehal nagu rohkem vaja ja ütleme, et kui me nendest iidsete teadmiste baasil nii-öelda lähtuda, siis tegelikult igal toidul ongi, üks asi on see, et et need kalorid ja kõik need valgud, rasvad, süsivesikud ja nii edasi, aga teine asi on see toidu puhtus ja see energeetika, on ju. kuidas me räägime, et just nimelt see sõna, see puhtus on ju. et mida sina ütlesid, et sa teed seda puhtalt, et sa tead, mis seal sees on, et sa tead, mida sa pakud. et sa tead, kust see pärineb, on ju, et sa tead, kuidas sellega ennem on seda toitu on käideldud. tänapäeval on muidugi raske seda aru saada, on ju, aga kõik see, et kui sa tead, et sinu keegi sugulane, sa tead, et ta on jälle ka armastusega neid kurke kasvatanud, siis sa võtad need kurgid tema käest, mitte isegi kui see on natuke kallim. aga ma olen ise täiesti veendunud selles, et sellistes kohtades see tuleb pärast kuhjaga nagu positiivselt nagu tagasi.
mul tuli üks lause meelde, sinu lause, mis väga inspireeris mind et minu sõbra soodustus on see, et ma lähen ja ostan oma teenused ja tooted sõbralt. et see käib ka selle alla, et ongi see, et ma lähengi ostan selle kurgi selle naabrimehe käest, onju, mis siis, et see võib-olla ongi 20% kallim või mis iganes, onju, aga see on ka see, mis viib edasi, onju, et jah, see mitte on sa ei lähe sõbra käest lunima, et tee mulle poole hinnaga, vaata, eks ju. Noh, just. et see just nimelt see, minu meelest see soodustus on mitte see, et sa seda odavamalt, vaid see, et sa teda väärtustad, vaata, et me Just. üksteist väärtustame. Ja sellesama toidu tegemisega ka, kui me ise teeme selle toidu algusest lõpuni. Ma saan aru, et see on tänapäeval suur väljakutse, kõigil on kiire, aega vähe, on ju, aga tegelikult lihtsate asjade, noh, ma ei hakka siin rääkima, et ma olen õpetanud toidu tegemist ja sellist asja ka, et seda kõike saab, aga tegelikult noh, et see on ka tahtmise küsimus selles mõttes on ju, et õppida tegema sellist noh, nagu täisväärtuslikku toitu üsna väikese ajakuluga hästi lihtsatest toiduainetest on ju, et seda kõike on võimalik teha. et mida rohkem sa oma perele toidad sisse neid e-aineid ja kõike muud, seda rohkem see ärevust tekitab, sest et tegelikult meie keha ju tahab seda, mis on talle loomulik, vaata. Mhm. et me oleme kuskilt pärit, me oleme, me kuskilt, oma juurtega või nii-öelda oma algolemusega, me oleme väga lihtsast paigast pärit tegelikult. Mhm. Meie algolemus, meie päris olemus tegelikult ju ei taha saada kalamarja ja ma ei tea mida, eks ju, et ei taha saada mingit viiekäigulist õhtusööki, eks ju, meie Mhm. algolemus. et tegelikult nende iidsete tarkuste kohaselt mulle meeldib ikka öelda, et mida lihtsam su toit on, seda rohkem sa oled tasakaalus, mida lihtsama toidu järgi su keha isutab, on ju. et see lihtsuse või ühesõnaga, et see luksus ei ole mitte see, et sul on väga uhke hotell Mhm. 10 basseiniga, vaid luksus on see, et sa hindad lihtsust. ja, just see lihtsus on luksus. ja ma olen väga nõus sellega ja kusjuures seoses selle toidu tegemisega mulle tundub siin ka see oluline, et naine saab seda armastusega perele pakkuda või siukest nagu hea just, tundega teha, kui ta hoolitseb ka iseenda eest, just. et ta teab, mis on tema vajadused, ta oskab neid märgata, ta saab aru, millal ta on väsinud, millal tal on energiat rohkem, onju, aga see on ka nagu sihuke teekond omaette, et ma õpin ennast tundma, kuidas ma mingites oludes reageerin, onju, mida ma sellel hetkel vajan ja nii edasi, onju, et siis, kui naine hoiab ennast nagu heas kohas, siis see on mehele ka väga toetav ja üldse tervele perekonnale, tegelikult lastele täpselt samamoodi. ma lihtsalt ütlen siia ühe asja, selle lihtsalt ära, et see ei tähenda seda, et mehed ei pea üldse endaga tegelema, ja, on ju. see ja, ei tähenda absoluutselt mitte seda, et naine võtab omale kõik selle vastutuse, ta ei pea mehega, et mees ei pea üldse tegelema, võib teha, mis tahab, võib öelda talle, mis tahab, teda ükskõik kuhu mhm, saata, mhm, mitte seda, see ei tähenda mhm, seda. lihtsalt me praegu oleme võtnud selle ühe poole sellest nagu keskendununa sellest, et mida naine saab teha, eks ju, just. et loomulikult peab ka naine ka enda õiguste eest vajadusel seisma, et ei saa No lasta endale piirid on liiga. olulised, jah, piirid jah, on see, mis jah, toovad jah. turvatunde ja tegelikult noh, ja naine aga, saab aga ise, needsamased piirid koorduvad välja ka sealt tema vajadustest, on ju. jah, just. et see on kõik seotud omavahel ja tegelikult, kui naine on ise ka tasakaalus, siis tal on lihtsam neid piire, noh, ja neid piire seada. Ja, ja mis ma selle toidu tegemise juures ka tahan öelda seda, et tegelikult noh, isegi kui sa ühe korra päevas juba teed perele sooja toidu ja teed ise midagi, kas või pool tundi panustad selleks, see on juba alguses ka väga-väga-väga-väga hästi, et noh, et ilmselgelt, et üks asi on veel see, et me oleme ju maksimalistid ja me tahame, naisena eriti, me oleme kärsitud ju, me tahame tulemust saada, eile õhtuks saada tulemust, et täna eile oli hakkame vaja. tegema, et eile oli vaja, tahame kohe saada, aga ütleme niimoodi, et ikkagi püsivad tulemused
sa saad niimoodi, et vaikselt, väikeste sammudega, sest vaata, need kehvad harjumused on meile ju, ma ei tea, noh, mina olen 52, on ju. 52 aastat olen ma neid kehvasid harjumusi omale kogunud, on ju. ma olen ka inimene, mul on neid päris mitu, on ju. Mhm. ma ei ole ka jumal ega mingisugune, kes kuskil pilve peal istub, on ju, mul on päris mitu kehva harjumust. ma olen neid 52 aastat omale kogunud, on ju. Mhm. Ja päriselt tahate, et ma homseks olen nendest vabanenud? ei, see ei käi nii lihtsalt. kehamälu on nii tohutult suur, on ju. ja Mhm. mul on, kui mul see, minu harjumus on saanud minu turvatsooniks, on ju nagu. Mhm. et ma tunnen ennast hästi selles, et mul on mingi rumal harjumus, et siis seda ühe päevaga või ühe sekundiga, noh, ma ei tea, võib-olla keegi väidab, et sellest on võimalik vabaneda. Et algus on võimalik sellele küll ühe päevaga teha, ma olen sellega nõus, aga päriselt vabaneda, see ikkagi võtab aega, et Mhm. keha sellega uuesti harjuks. Mhm. ja ma ikkagi tahan selles mõttes seda ütelda, et me, et, ähm, et me peame kõikidele asjadele aega andma, et ma ei taha kellegi kohta midagi pahasti öelda, aga tänapäeval on selliseid hästi palju selliseid tervendusmeetodeid ja kõiki asju, mis hästi kiiresti ja on see ja on hästi populaarne, et õpi see asi juurde, teine asi, kolmas asi, Mhm. neljas asi, viies asi juurde, et sul see, ainult see veel puudub ja noh, sellest et sul kogu aeg on, noh, mõnes mõttes tekitatakse seda puudusteadvust, on ju. Mhm. noh, et ja need inimesed kindlasti ei tee seda pahatahtlikult, nendel on omad asjad, mis on see, võib-olla näitab kokku üldsegi ühiskonda. aga et meie keha ei ole selles mõttes igiliikur, on ju. Mhm. Et me peame arvestama sellega, et meil ei ole vaja iga nädal õppida uut oskust omale, uut Mhm. mingit teraapiaoskust, kui sa oled terapeut ja nii edasi Mhm. või siis sul ei ole igat asja vaja ise ära õppida. Mhm. Sest et su keha ei pea tegelikult sellele vastu. Lõpuks sa lihtsalt põled läbi sellest, et sa õpid jälle midagi muud, see ei tööta, õpid järgmist asja, see ei tööta. Et noh, tegelikult noh, töötab ju see järjepidevus, on ju, et seda väikesed sammud endale selgeks tead, aega on, Mhm. aega, et see aeglustumine, aja mahavõtmine, just see vaikus on ju, see Ja vaikus. Vaikus õpetab meile nii palju, vaikuses tegelikult muutused, kõik muutused toimuvad tegelikult vaikuses. just. Ja ma tahaks siia ka tuua ühe oma lemmikmetafoori. Ma arvan, kes on minuga kokku puutunud, on ühel või teisel hetkel raudselt seda kuulnud, et ma olen seda rääkinud. Aga mulle väga meeldis, et see on see tulnuka kontseptsioon, on ju, et me tuleme siia maale, sünnime, siin on see planeet Maa, me oleme siin mingi aja ja siis me läheme siit ära. Et see, mis toimub selle aja sees, kui me oleme siin planeedil Maa, on tegelikult kõik valikute küsimus, on ju. Millist elu ma tahan elada, et kas see on nagu see, et ma lähen ja õpin, sest ma kogu aeg tunnen, et ma pole piisav ja avastan ühel hetkel, et mu elu on läbi, on ju. Ja ma ei ole üldse endale elanud, on ju. Või ma teen sellest elust nagu iseendale, oma lähedastele ja ka ühiskonnale midagi head, on ju. Et sellest sünnib midagi suuremat, on ju. Ja jah, vahel me isegi ei teadvusta seda oma mõju, me teeme mingeid väikseid asju, on ju, aga me ei saa aru lõpuni välja, mis mõju see kannab, eriti nagu sihuke kui millegi holistilisega või vaimsega või vaimse tervisega seotud. Me alati ei näe neid tagajärgi. Ja see on ka nagu see tänapäeva ühiskonna üks sihuke komistuskivisid, ma ütleks isegi, sest ongi see, et me tahame seda kohest tulemust ja meil ei ole seda kannatust oodata, sest me oleme harjunud, et kõik peab käima kiiresti, on ju. Aga tegelikult küsimus on see, et aga kas peab, on ju. Ja kui me kogu aeg seda väljas, seda uut infot peale korjama, jälle lähme midagi uut õppima, on ju, täpselt nagu sa rääkisid, lõpuks on see, et mul on nagu nii palju materjali, millest midagi teha ja lõpuks ma ei tee sellest mitte midagi. ja lõpuks tekib see tunne juba, et ma ei saa hakkama. Just. see mitte hakkama saamise tunne tekib lõpuks, et kui seda liiga palju, et nad pigem nagu noh, ma alati nagu
ma olen selles mõttes see veider terapeut, noh, terapeut või inimeste toetaja, et kes tahab kuulutada seda, et võtke aeg maha, et võtke lihtsalt aeg maha, võtke aeg iseendale, võtke lihtsalt see aeg iseendale, sest et kui paljud inimesed ütlevad, et eriti kahjuks need inimesed, kellel on ka mingid rasked haigused, vaata. Need inimesed tihtipeale ütlevad, et oh, mis ma siin ikka puhkan, et mul on ju nagu, et mul on palju lihtsam midagi teha, vaata. aga see vahe mõnikord, noh, see ei ole jälle ka mitte alati, vaata, igas olukorras, aga seal tuleb hästi palju vaadata seda, et see kogu aeg midagi tegemine ei oleks iseenda nagu vajaduste eest nagu ära jooksmine jällegi, et kogu aeg on jälle midagi muud ja miks ma ka alati, kui sa noh, miks ma kunagi või noh, miks mina isiklikult ei pea nagu, kui ma ise oma nagu koolitusi ja mingisuguseid retriite teen, et noh, miks mul on võib-olla alati ei ole saalid ka rahvast täis nii palju kui võib-olla mõnel teisel on ju sellepärast, et mina näiteks kunagi ei tee et üldjuhul ei tee nendel ka koolitustel, ma ei tee mingeid videoid ja mingeid pilte, mida ma pärast jagan, sellepärast et just nimelt sellepärast, et see on see asi, mis sellel hetkel toimub, seda õhkkonda või seda olustikku ei ole võimalik, seda tunnet ei ole jah. võimalik pildi või selle järgi, mis seal kohapeal, mis meie vahel siin praegu ka toimub, see toimub nüüd ja praegu. Ja see, mida meie kogeme, ei ole seda, meie isiklikku kogemust ei ole võimalik tegelikult kellelegi teisele edasi anda, see on minu nägemus või sinu nägemus, mis me ja teise inimene, kuidas ta selle vastu võtab, on ju, aga see, mida tema pärast sealt kogeb, võib olla hoopis midagi muud. Ja see on see asi, et ma tegelikult tunnen, et ma ei taha inimeste seda ruumi ja seda turvalist ruumi sellega ära rikkuda, Just. nendel on see hirm taga äkki, noh, äkki seda muutusenergiat ei ole vaja kohe nagu laiali jagama hakata nagu kellelegi. Just. Et seda on endal ka vaja, on ju, meil on endal vaja sellega tööd teha. mitte ei ole hea, kui sa oled kursusel ja kogu aeg saadad pilte kellelegi, et kuule, näe, nüüd me tegime nii, see ei ole kohalgi siis üldse. Just, noh, see ongi põhivõti jah, et selles osas meil on nagu väga ühene arusaam, et minul on samamoodi, et ma iga kord mõtlen, et hea küll, et ma alguses teen mingist või lõpus mingi tahvlist pildi ja vahel ma teen ja vahest ma jagan mingi ala, aga see on tahvlipilt on ju. mitte see on nagu, selle mõte on nagu see, et need inimesed ja need lood, mis toimuvad seal töötoas, need jäävad sinna ja neid kunagi ei jagata nagu välja, on ju, et me võime küll rääkida oma taipamistest, on ju, aga see ongi nagu see, seal on hästi tugev konfidentsiaalsuse teema ja ma lihtsalt, see on minu jaoks nii vale, ma ei saa seda teha ja see kuidagi nagu tõmbab ka mind ennast nagu selle grupi juurest näiteks ära, kui ma pean hakkama mingit pilti tegema, on ju, et nagu tegelikult ka ma olen seal sellel hetkel nende inimeste jaoks, nende protsesside jaoks on ja see on nagu täie tähelepanuga ja ma ei tee sealt nagu allahindlust enda promoks on ju, et noh, päeva lõpuks on nii, et jõuavad nagunii meieni need, kes jõudma peavad, on ju. Ja mul ükskord oli ju ühel retriidil oli niimoodi, et noh, meil on ühel retriidil on olnud kogu aeg see, teeme kehapuhastuse retriite kevadit ja viimasel 2 korda ma olen ära jätnud, ma lihtsalt tunnen, et mul on enda jaoks aega vaja praegu rohkem praeguses eluperioodis. ja me tegime, sellest sai juba selline nagu traditsioon, et me tegime alati loodusandidest mandala, noh, nagu koos. Nagu siis me pildistasime seda mandalat ja nii, et siis lõpuks naised ütlesid niimoodi, et kuule, et aga kuule, sa peaksid ikka meist ka mõne pildi tegema, siis nad hakkasid mõtlema, et kuidas saaks siis niimoodi neist pilti teha, et nende näod peale kõik ei jääks ja niimoodi on ju. Et sa pead ju promoma ka on ju oma seda sündmust, et see on ju nii tore, aga hakkasid naised nagu ütlema, et kuule, et aga sa peaksid ikka meist ka kuidagi pildi tegema. siis nad olid kuidagi seljaga seisid selle mandala ümber, kuidagi hästi kihvt oli, et aga mulle nii meeldis, see oli nii armas nendelt, et nad mõistsid, et sa pead ju ennast promoma kuidagimoodi. Nojah, vaat see on jah, kui grupp juba ütleb, siis on see nagu justkui nagu teine asi on ju, et noh, omal algatusele võib-olla nagu see teema, et noh, ongi, siis on see, et ei taha seda grupi turvalisust nagu lõhkuda, on ju, et mulle tundub, et see mõjutab seda tegelikult, sest noh, tegelikult ma mõtlen, ma käin ka igal pool töötubades,
aga võib-olla mõnes töötoas ma ei taha, et mind näidatakse, et ma olin naine, et see peaks jääma ikkagist nagu inimese nagu valikuks ja mitte nagu seda, et nagu need, kes seal töötoas viibivad, ei tohiks tunda nagu survet, et nad peavad seda nagu tegema, onju. ja, et no mõtle, minul tegelikult tihti ei olegi see nagu probleemiks, et mind nüüd näidatakse kuskil või niimoodi, aga ma tean, et inimesed, kes nagu mõnikord tulevad, nad nagu tegelikult ja noh, ja ütleme, et mina ikkagi tegelen hästi palju nende noh, nagu just nagu ikkagi, mis on nagu väga isiklike asjadega seotud, eks ju, tervise ja see ongi huvitav, et tegelikult noh, kui ma seda inimest seal näitan selle pildi peal või kuskil, siis tegelikult see tähendab tal midagi viga oleks ju vaata, sellepärast et ta seal on seal töötoas. aga alati, kui meil on endal mingi aktiivne probleem ja meid kuskil näidatakse, siis on alati see tunne, et kõik teavad sellest, et kui mind näidatakse, siis kõik inimesed saavad sellest teada, kogu maailm teab, et mul on nüüd mingi asi. noh, see tunne on, et kui minu pilti näidatakse, kõik teavad, et näiteks mul on, ma ei tea, mehega kodus probleem või mingi asi, onju. aga tegelikult ei ole niimoodi, onju, aga ei ole mõtet inimesel seda hirmu juurde. aga mis ma ütlesin, tahtsin üks asi veel olla ja selles mõttes ka nendes grupitöödes, mis on nagu ülimalt oluline, on nagu minu meelest nagu just see, et nendes grupitöödes just nagu see, et sina nagu või mina või kes iganes juhendaja loome selle turvalise ruumi, vaata see ruumitunnetus, see ruumi loomine on siin nagu selles mõttes hästi oluline osa, et tavaliselt noh, miks me üksinda ei saa oma teemadega tegeletud või oma probleemidega tegeletud, me võime teada 100 miljonit tehnikat, aga kui ma tulen sinu juurde, mul on lihtne, sest et sina vastutad sellest, et sa lood selle turvalise ruumi, et mina ei pea enam tegelema, sest et jällegi, nagu ma ennem ütlesin, et me ei ole võimelised tegema nii palju asju erinevaid korraga, et juhendada töötuba, luua turvalist ruumi, teha protsessi veel läbi, on ju, et me ei saa teha nii palju asju korraga. siis on hea, kui keegi võtab selle teise osa, mida tema saab teha, protsessist läbi sa saad tõesti ainult üksi minna, noh ise minna, aga et keegi seda ruumi hoiab. ja siis sa saad ise lõdvestuda, sest et sa saad ainult muutused saavad ainult toimuda siis, kui sa oled lõdvestunud nagu. et see lõdvestumise osa on nagu hästi oluline ja kui me siis selle meie paarisuhte juurde nüüd tagasi tuleme jälle, siis ka paarisuhtes on see, et vaata, kui paar on juba olnud aastaid koos, on ju, siis hakkavad tekkima pinged, alguses on tore esimesed 2 aastat, alguses on äge, on ju. siis hakkavad tulema välja, eks ju, need mis pole meeldis ja miks sa nii ei tee, miks sa nii ei tee, nagu minu isa tegi või minu endine mees ei tee või mida iganes. pinged tulevad, aga lõdvestumine ja selles mõttes on nagu ikkagi mingisugused sellised puudutused, üksteisega tegelemine, üksteisele massaaži tegemine, on ju, üksteise silitamine, korrakski kasvõi kallistada üksteist. see on nagu hästi-hästi-hästi oluline, sest see võtab nii tohutult pingeid maha. ja muidugi ka see, kui sa oma paarilise, noh, ütleme niimoodi, et kui sa mõnikord hakkad märkama oma käitumisi, siis mõnikord käitud natuke teistmoodi, et kui sa mehe peale pahaseks saad, siis ei hakka õpetama teda kohe, vaid lähed sellest tundest teinekord läbi, et oot, aga äkki ma nüüd ei õpeta, mis siis saab, on ju, olen vait, proovid, katsetad, siis saab. just. huvitav, mis muutus ja seda on hea teha, vaata ka mitte sellega, et noh, ma nüüd näitan sulle, ma nüüd ei tee niimoodi seekord, vaid just see, et sa iseenda suhtes oled nagu uudishimulik, et aga mis minuga siis saab. tegelikult me ju noh, omavahelistes suhetes on see, et ega me ju ei saa mitte kedagi teist muuta, me ei hakka maailma muutma, me saame ennast muuta. ja kui ma olin sellel kogemusnõustajate koolitusel, siis meile kogu aeg korrutati seda, et hoia tähelepanu iseendal, ainult iseendal. selles mõttes hoia tähelepanu endal, et alati küsi endalt, aga miks mina nii tunnen? Aga miks see mind niimoodi puudutab? Aga mitte seda, aga miks tema nii tegi? Tema tegi nii. Kuidas ta nii tegi? Hullult lihtsalt tuleb, et no miks ta nii tegi? Ta ei tohi minuga niimoodi käituda. Aga mida mina enne tegin, et ma lubasin talle endaga nii käituda. Millega ma selle esile kutsusin. See ei tähenda seda, et sa teise inimese käitumise, ütleme, kui keegi lööb sind, et see ei tähenda seda, et sa selle õigeks mõistad.
aga sa ei pea sellele hinnangut võib-olla andma, eks ju, Mhm, aga sa pead mõtlema, et aga mis minu sees oli, mis selle esile kutsus. mhm, mhm. Just, see on kusjuures tegelikult üks olulisemaid teemasid üldse paarisuhetes. See, et kas ma võtan vastutust nagu enda osa eest ja kas ma luban ka partneril vastutada tema osa eest, on ju. Mhm. Et noh, tihti, mis ma näen, et ongi see, nagu paarisuhete küsimus, on ju. Me tahame olla selle esimese 2 aastaga üksteise vastu nii head ja siis tegelikult me ütleme ära enda vajadustest ja siis pärast ei ole võimalik seda ühendust enam luua, sellepärast et siis tuleb nagu, no siis hakkavad muud protsessid seal juba taustal toimuma, et miks sa nagu sinna jõuab, on ju, aga see on alati nagu tagajärg ja täpselt ma tulen korra sinna ka tagasi, et mis sa ütlesid, et noh, et ongi see, et kui see inimene läheb kuskile, on ju, vahet ei ole, kas grupisündmusele või kuskile vastuvõtule, tal ei ole mitte midagi viga ja ta ei ole katki ja selleks ei pea olema üldse suurt probleemi, et minna, et täiesti normaalne on minna ka mingi väikse küsimusega juba, sest tegelikult see väike küsimus võib olla see võti, et see olukord laheneks, sest need asjad ei kasva üle pea. Mhm. Ja seda ei ole üldse nagu, et kas tervise küsimuses näiteks sinu juurde pöörduda, on ju, või lihtsalt see, et tahta enda elukvaliteeti natukene tõsta, et see on juba täiesti okei, et selleks ei pea olema ulme suurt probleemi, et nende asjadega tegeleda. ja noh, ja teinekord on, ma ütlen ka see asi, vaata minu meelest nagu, mis on nagu mõnes mõttes isegi puudu, et teinekord on ka hea, ütleme, et noh, no ütleme, et kui me võtame mehigi, eks ju, et ega siis meestel on ka vaja vaata enda kohta mingeid teadmisi saada, aga üldiselt noh, mehed ju ei taha, et mingi kuuleb sõna terapeut on ju või et keegi juba õpetab mingi punases. konsultant, et siis ta paneb ka pea plaginal, paneb minema on ju noh, nagu hull peast, mis mul pole midagi vaja teada, ma tean kõike, töötan juhtival kohal on ju ja kõike tean. Täiesti arusaadav ja tegelikult tal on kõrini ka sellest on ju, et ta kogu aeg õpetab teisi ja nii edasi, siis ta enam ei taha, et teda keegi õpetab, aga tegelikult meestel on just minu meelest nagu mida üleskutset ma võib-olla siin esitaks, et mehed, et te võiksite ka vahetevahel on ju noh, võtta selle aja, võib-olla minna lihtsalt natukene nagu kellegi teistsuguse inimesega rääkima, vaata, või noh, nagu jah, arutlema jah, või lihtsalt nagu seisukohti ja, või noh, just see, et kuulata natuke teistsuguseid seisukohti ja lihtsalt nagu arutleda selle üle. just. Et kui ma teen neid, noh, ma teen ka peamassaažid, mul on lemmik seesama, mis peamassaaži kursus, millest sa rääkisid, mulle hullult meeldib seda endale ka teha, onju. Ja teinekord mehed on väga ägedad kliendid, mulle hullult meeldib, kui mehed käivad, sest mehed võtavad mingid väga huvitavad teemad üles, onju. Ja nad küsivad väga huvitavad. Üks päev ma tegin kodus ja üks mees käis mul kodus ja ta märkas seda, et mul oli vannitoas olid šampoonipudelitele oli Ayurveda peale kirjutatud igal pool kodus ja raamatutele, siis ta küsis, täitsa huvitav, et sul on igal pool on sul see. Et mis see siis nüüd on? Et mehed märkavad hoopis teistsuguseid asju ja tegelikult nad oskavad küsida selliseid üllatavaid ägedaid asju, vaata nagu. jah, Ja minu meelest ja teinekord meestega on nagu üliägedad siuksed sügavfilosoofilised arutelud, ja, et ja nad oskavad küsida selliseid asju, mille peale mina nagu mõnikord hakkan ka mõtlema, et vau, äge ja mulle hullult meeldib meestega nendel teemadel nagu arutleda, et. ja mulle ka meeldib, mul on ka väga palju meeskliente just ja see on teistmoodi töötada kui naistega, et see ongi see, et minu jaoks on nad nagu võrdselt huvitavad, on ju, aga mul on nagu, et ma ei saa tegelikult öelda ka seda, et mehed ei tule teraapiasse, seal on, mulle tundub, et seal on vaata oluline vahe just see, et kas mõni naine on teda elu jooksul surunud ja mis sõnumiga seda minnakse ütlema, et kas naine läheneb nagu sellest vaatepunktist, et kuule, sul on midagi viga, sa vajad abi, noh, Just, sõnumiga, et mine sa oled muutu, on ju. katki, on ju. Jah, mine muutuma, mul ei sobi see, kuidas sa täna praegu siin ja minu jaoks oled, on ju. Ma tahan, et sa oled teistsugune, on ju. Ja. Noh,
et kas ma lähen nagu selle sõnumiga seda mehele ütlema, onju, või siis see käib kuidagi teisel viisil, onju. Ja vahest on ka küsimus, et kas päriselt mees on see, kes seda vajab, onju, et kui noh, et vahel on tegelikult niimoodi, et ma olen näinud, et seal isegi vahet ei ole, kas mees või naine, see alati nagu paari suhtes nagu vaheldumisi toimub, onju. Et noh, et üks ütleb teisele, kuule, sul on midagi viga, sa pead ennast muutma, onju, et aga siis on nagu see, et no tore on, onju, et aga mine ka ise ka korra peeglist läbi, onju, et see tavaliselt nagu need, mis paari suhtes toimub, on nagu see, et me saame alustada üksinda, kui me tahame mingit muutust, onju, me ei pea selleks partnerit teraapiasse saatma, et midagi muutuks, sest kui muutus toimub meis endis, siis see iseenesest juba kandub ka sinna paari suhtesse ja perekonda nagu üle, onju, hakkab looma mingit mõju, sest me enam ei reageeri nii, nagu me varem reageerisime mingitele asjadele, onju. Aga partnerid on alati samas paadis. Mina näen seda nii, et tavaliselt oleks ikkagi ühise asja eest väljas, lihtsalt tekib see kommunikatsioonihäire, onju. Nende samas nagu pealepressimiste või vastandumiste kaudu, onju. Aga tegelikult on alati nagu see ühisnimetaja nagu, miks nad on koos, miks nad on kokku saanud ja see on üldiselt nagu püsiv, mis neid seob. No absoluutselt, paaris ühtes on alati mingisugune ühine eesmärk, onju. Ja selles mõttes on nagu hästi oluline võib-olla ongi, et võib-olla omavahel isegi selgeks rääkida ära see, et mis see meie ühine eesmärk on ju mõnikord on ka muidugi see, et see naised ütlevad, et ei saa oma mehega rääkida. Okei, ei saa, nii. Aga vaikselt ja kindlasti ei saa mehega niimoodi, et oled siis nüüd kaisus ja tore asi, et kuule, nüüd räägime. Nad lähevad lukku. Nagu sa ütled mehele, mul on vaja rääkida, siis on juba et siis on juba on kaitse peal ja sa võid ükskõik mida üritada. Ütled mulle ka niimoodi, et kuule, kui sa ütled mehele, ütled mehele, et ma tahan sinuga rääkida, siis on juba nii suur punane tuli, et tuleb ruttu ära minna. Veel parem on see, et me kõik oleme inimesed, ses suhtes, et ega me kõik oleme teinud mingeid asju elu jooksul, millest me oleme õppinud, aga näiteks ongi, mis mina tean, mul on nagu paarisuhetes nagu ilmnenud on, mis ma vahest teen, et kuule, mul on üks oluline asi õhtul räägi ja siis rohkem ei vasta, vaene partner nagu päriselt selles suhtes, et kui ma ise olen seal teisel pool, siis ma saan, mis toimub, kas juhtus midagi, ja siis on see. Mis ma teinud olen, kohe tuleb see, et mis ma teinud olen, eks ju. Jah, just. Et mis toimub et justkui see, ma panen selle miski nähtamatu elevandi sinna laua peale, ja partner nüüd mõelgu välja, et mis see siis on, et selles suhtes, need on mingid sellised tegelikult pisiasjad, aga see ongi nagu läbirääkimiste küsimus ka, et mida paremini partnerid teineteist tunnevad ja neid nagu üksteise nagu käitumismustreid, seda vähem on ka tegelikult pingeid, ja siukses olukorras ongi nagu see, et ütle välja ja siis partner teeb arvestada, et tihti on ka nagu see, et see, mis ühe jaoks võib olla väga suur probleem, teise jaoks on nagu mitte midagi, aga ta lihtsalt ei tea sellega arvestada, kui talle ei ole öeldud, et see kommunikatsioonis on nagu väga palju ja tihti me räägime samadest asjadest, kui näiteks me kasutame erinevaid sõnu ja ka siis tekivad need kommunikatsiooni errorid, mitte see, et me oleks üksteise peale pahased, aga meil on lihtsalt tunne, et teine ei saa aru, Et tegelikult, mis on see ka, et tegelikult ju su paariline ju partner on ju alateadlikult tahab ju ka nagu sulle meeldida, eks ju ikkagi. Et kui te olete koos, siis ta tegelikult tahab sulle meeldida, ta vahepeal võib-olla ei oska, kuidas sulle meeldida. Ja üks selline tore asi on ka, eks ju, kuidasmoodi võib-olla partnerit mitte mõjutada, aga talle teada anda, et sa saadki lihtsalt teada anda, et tead, et kui äge, et ma kuulsin seda või seda või seda või et see inimene rääkis nii või nii või nii,
et mulle hullult meeldis või midagi sellist, on ju, mhm, et noh, minu jaoks oli see inspireeriv ja just nagu see, et kui sa tunned, et su partner peaks kuskile, ütleme, et kuskile minema, siis noh, ongi võib-olla parem rääkida, sest et teate, kui ma kuulsin, et see inimene rääkis, et ta rääkis sellest teemast nii huvitavalt või noh, see oli mhm, nii põnev. mhm, Et mulle väga meeldis see, aga mitte see, et kuule, mine sa ka sinna, sul oleks ka vaja sinna minna nagu. mhm, 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 Et pigem nagu noh, rääkida, kuidas see sulle toimis või noh, nagu alati läbi enda kogemuse, sellepärast et ega siis ma nagu ise märkan, noh, nagu mina märkan nagu seda ka vaata, et meie nagu näiteks et me ütleme, et nii-öelda selle inimeste aitamise juures nagu inimesed tulevad ju tegelikult meie juurde sellepärast, et sa jagad oma kogemust, on ju, et sa nad tulevad noh, nagu sinu enda pärast, mhm, mitte nüüd see, mitte või noh, see üks väga suur asi on, üks noh, teema on ka muidugi oluline, aga noh, mhm. aga tegelikult oled ikka sina seal taga, eks ju, et see on inimene seal taga, et No, seda. tavaliselt me tunneme need inimesed ära, kes oskavad meid mingis konkreetses küsimuses aidata. Et see tekib Mhm. nagu see instinkt ja vahest on ka nagu see, et kui ma mõtlen näiteks, et a la stiilis on ju, nagu mul töötoas oli, on ju, minul tekkis küll kohe sihuke tunne, kui ma sind kuulasin, ma ju, kui sa tulid, ma ei teadnud, millega sa täpselt tegeled, on ju, ja mida rohkem sa sellest rääkisid, siis minul tekkis see tunne, et ma küll saadaks oma mehe sinu juurde, ütleks, et kuule, et näe, kallis, mine lõõgastu natukene, onju, ja ta ei pea isegi teadma seda energeetilist tausta, seal midagi, tema läheb pea ja näo massaaži näiteks, onju, aga ma tean seda, et sa laed teda, onju, et see on üks nagu sihuke väike pisiasi võib-olla, mis mina saan nagu ära teha, kui ongi näiteks, ma ei tea, mis iganes, kas nagu pingelisem periood või Jah. lihtsalt nagu ka niisama onju, et noh, täpselt ei pea alati pingeline olema selleks. Ja ma ütleksin ausalt, et tegelikult noh, on olnud küll seda, et meie naised on meestele kinkinud neid massaažikoolitust kas või siis no, on koos tulnud teinekord või siis ka massaaži kinkinud mehele ja ma tegelikult oma ajaloo jooksul olen ka teinud nii-öelda selliseid isegi nagu paarile privaatset nagu sihukest massaaži nagu koolitust, et selles mõttes, et asja põhimõte ongi see, et see ei ole mitte nagu see massaažikoolitus, mida noh, et kus me õpime nüüd ära, et nüüd siit hakkad masseerima, lõpetad siin või 10 korda teed nii või noh, tehniline. sellist tehnilist, noh, igas massaažis on oma tehnika olemas, on ju, see on oluline, on ju. aga me pigem oleme hästi palju nagu, paneme rõhku selle peale, et kuidas selle oma partneriga selle massaaži juures kontakti saada ja mida nagu tähele panna või mida nagu kehaliselt märgata ja nii edasi, et me pigem nagu tegeleme sellega, et üksteisele pakume seda lõdvestust ja lõõgastust ja seda koosolemise rõõmu või seda ühisosa leida ja et seda kvaliteetaega pakkuda endale, et kus sul lapsi ei ole samal ajal või vanemaid ei ole sul samal ajal, et seda ja et sa saaksid kodus ka seda teha, et noh, et see ongi tavaline asi, on ju, et oi, et tahaks partnerile massaaži teha küll, aga ma ei oska, on ju, aga noh, kui sa juuksed pesed, sa teed ka omale massaaži, sa ei ole mingil koolitusel käinud, et oma juuksed või oma keha pesta, on ju, noh nagu. Aga see lihtsalt see julgus, et mõtlema puudutan, äkki ma teen midagi valesti, noh. Kas see kartulit ka ära ei riku, kui sa koolitad midagi valesti, aga no see hirm on nii suur, vaata kuidagi noh, see keha ja see on nagu see hirm on nii suur, aga see on hästi-hästi oluline, see üksteise puudutamine, kõik see selline just selline nagu sihuke naturaalne kontakt, et see puudutamine, toidu valmistamine, see aeg üksteisele, see on noh, nii tähtis ja tihti on ka teinekord see, vaata, mida ma isegi tähele panen, on ju, et kui räägitakse puhkusest, on ju, et on puhkus, on ju. Et siis see puhkus peab olema nagu see, et sa lähed kuskile ja sõidad ringi iga päev, oled erinevas kohas, iga päev vaatad uue lossi üle või siis teed midagi tohutult ägedat, aktiivset, aga noh, tegelikult naisena.
ja eriti ütleme, et need naised, kes on sellises minu vanuses, kellele see üleminekuiga on nii nibin-nabin, on ju, või on läbi või tuleb, või ütleme, et naised ikkagi üle 40, on ju. Nende jaoks on eriti oluline see, et Mhm, lihtsalt olemises olla, lihtsalt olemises, et sa ei tee päriselt mitte midagi, sa ei lähe isegi shoppama isegi sõbrannaga, just nimelt see, et siis su aju on ikkagi kogu aeg tegevuses, sa oled kogu aeg mingisuguse noh, nagu ärevuse pinge all oled. mhm, mhm, aga just see, et sa lihtsalt oledki, pikutadki kuskil, võib-olla oled iseendaga. mhm, mhm, et selle olen mina nende India nendelt Panchakarma nendelt retriitidel, kus ma inimesi viin, olen nagu ära õppinud, et see on nagu nii oluline. Tavaliselt see on nagu see, mis just noh, mul on enamasti on küll naised käinud, aga ka mehed. et see on just kõige olulisem sõnum naistel alati see, et issand, et ma poleks kunagi osanud arvata, et see lihtsalt olemine on nii oluline. et see mhm, lihtsalt olemine, et sa saad lihtsalt olla ja keegi tegeleb sinuga, siis nad seal tegelevad 2 korda päevas, teevad massaaži, värki, oh jumal. et see lihtsalt, ilmselt ei ole kunagi seda aega võtnud, nad ei ole tulnud selle pealegi, et sa pead selle aja võtma ja see on nii vajalik. ja kusjuures see on ka üks niisugune teema, millega mina olen päris palju tegelenud, et õppida olema lihtsalt niisama ja mul tegelikult ikka, ma arvan, et ma olin oma 32, 33 äkki või, kui ma sain esimest korda elus istuda keset päeva diivani peal. Mu pea oli tühi ja ma ei tundnud esimest korda mitte mingisugust süütunnet selle eest, et ma tean, et mul on mingi miljon asja teha, onju, ja tavaliselt on see, et see miljon asja on kuklas, siis vaatad, mis ma kõik selle aja sees jõuaksin ära teha, onju, ja ma ei saanud seda kunagi päriselt nautida, aga see oli see esimene hetk, kus ma hakkasin seda nautima ja ma sain aru, et on normaalne olla nagu niisama ka vahepeal ja kui palju Mhm. see pärast nagu loob üldises enesetundes ka seda muutust, onju. et see on see väekas logelemine. jaa, see ongi väga hea ja no, ma olengi tegelikult mõnikord inimestele õpetanud, et teinekord pange omal kalendrisse, kui te panen omale kalendrisse kohtumine, täna oli kell 12 oli kohtumine Riinega. Mhm, aga sa saad panna tegelikult omale kalendrisse kohtumine Aedaga näiteks, panen mhm, iseenda kohtumine iseendaga kui tund aega, et lähed mhm, jalutama või lähed kinno või kuskile, kuhu iganes lähed, aga et sa teed midagi iseendaga või et lihtsalt oled, lihtsalt viskad pikali ennast, onju. mhm, et see on nagu ka nagu nii oluline ja just nimelt see, et see aeg, mis sa lõdvestud ja lased nagu noh, õpid nagu seda, et su pea on nagu mõtetest tühi, eks. mhm, et kui sa oled mõttetu, mhm, vahest on hea olla mõttetu, onju. mhm, meil on see, et see eesti keeles on sõna, et ah, sa oled mingi mõttetu mees, onju. aga mina olen alati öelnud, et mõttetu mees on väga hea olla. see mhm. on väga produktiivne. ja kusjuures sellel hetkel tavaliselt sünnivad ka kõige loovamad ideed, sellepärast et siis me kuuleme nagu päriselt, et kui nagu tekib see ühendus nii-öelda, sest sellest lõdvestusest tekib alati see ühendus iseenda jah, ja ka oma absoluutselt. loovusega, onju. nojah, selles mõttes, et kui sa nagu neid Ayurveda teadmisi vaadata, siis tegelikult noh, nagu kui nagu sa lubad oma ruumi mõtetest tühjaks, siis saavad tulla sinna uued just. ideed nagu, et kui see on seesama asi, et kui sa tassi lubad tühjaks minna, siis sa saad sinna kohvist lased tassi tühjaks, siis saab sinna teed valada, onju, et samamoodi ja selles ja tegelikult see on huvitav, on see, et teinekord selles ruumis üks selline, mulle endale meeldib üks lemmik, mis ma oma noh, nagu õpilastele ja oma klientidele alati teen, üks hästi äge see Ayurveda klassikaline, see tühjade kausside meditatsioon, kus me loome, noh, mis on tegelikult ülilihtne. kõige lihtsamad asjad ongi kõige, noh, tegelikult kõige tavaliselt kõige tõhusamad. tänapäeval me oleme lihtsalt tahame hästi palju erinevaid tehnikaid kasutada, tundub äge ja põnev. aga see tühjade kausside meditatsioon on just see, et kui üsna kiiresti saab minna sinna sellisesse mõnusasse iseenda tühja ruumi ja see kehaline kogemus, mis sealt tuleb, on ju, on see,
et kuidas sa nagu kuidas sa lõdvestud sellesse tühjusesse ja sa saad aru tegelikult, et see on see ruum, kus ei ole mitte midagi, aga samas, kus sul on kõik olemas. sul on kõik Mhm. seal olemas selles tühjas ruumis, aga samas ei ole mitte midagi nagu. Ja see Mhm. mitte midagi on kõik olemas, see on ja see mõnutunne või mis siis nagu tekib, selline Mhm. täielik sihuke heaolutunne, et see on kihvt. Nii vahva. See on nagu üliäge ja noh, ja selles mõttes on teinekord olnud ka, et vaata, konstellatsioonis vaata ju on niimoodi, et me lähme nagu kui me konstellatsioonis, me lähme sinna noh, mitte noh, ka nagu mõnes mõttes on muutunud teadvuse seisund, ei tähenda, et me läheme tegelikult sinna energeetilisse ruumi, sellesse, et siis hakkab seal töö pihta, vaata, eks ju. Mhm. Aga vahepeal on ka hea noh, kogeda seda, kus sa ei tee selles ruumis tööd, vaata nagu. Mhm. on ju, et noh, et seda, et ma tean, et mõnikord on konstellöörid on ka avastanud, et oi, et aga seda ma polegi kogenud, kui ma noh, nagu kogen seda, noh, luban lihtsalt olla, vaata noh, nagu, Mhm. et ei ole mingis, et ei tee kogu aeg tööd, et noh, see nagu läheb ka harjumuseks, et hakkad kohe tööd tegema, on ju. Ja kusjuures sellega on ka see, et kui ma nüüd konstellatsioonidest räägin, siis on nagu see, et minu kogemus see, et on vähem on rohkem. Konstellöör peab vähem manageerima seal vahel ja pigem andma sellele ruumi, mis seal tahab nagu ilmeda ja toimuda, sest tihti need liikumised toimuvad nagu orgaaniliselt ja need ise jõuavad juba sinna ja see ei vaja mingit paanilist korraldamist või sekkumist, on ju, et mida rohkem me lubame seal ruumil olla, mida rohkem me usaldame seda klienti ja nagu seda tema võimekust ja potentsiaali, seda sügavamalt klient tegelikult saab seda nagu läbi kogeda ja mingite asjadega ka selle lõpetatuse teha, on ju. ja noh, ma olen ise ka, ma tean, et ma olen oma elus väga palju selliseid vigu teinud, et olen teinud koolituse ja siis mul on see mõte, et issand, ma peaks seda rääkima, seda rääkima, seda rääkima, seda rääkima, seda, on ju. no Mhm. minule kui spetsialistile tundub, et issand, ta ei saa praegu mitte midagi teada, ta ei õpi mitte midagi, täiesti Mhm. kohutav, on ju. ja siis see vaene klient läheb minema, issand, et siis ta mõtleb, et kuradi loll, et andnud infoga üle, mida ma nüüd järgmisena teen, on ju. tegelikult ta Mhm. ei oska, ei orienteeru selles, vaata, on ju, noh, Mhm. et, Jah. et tegelikult on see, et konsultatsioonis ja ka noh, et ka kliendina on hästi oluline seda mõista, et ei ole mõtet noh, nagu noh, et tihti ka kliendid ootavad, et ma mõtlesin, et sa annad mulle ikkagi 20 ülesannet on ju, või no rohkem ülesandeid, Mhm. aga tegelikult noh, kui inimene tuleb minu juurde näiteks, siis ma ikkagi nagu tajun ära, mis asi temale just võiks sobida, eks ju, tihtipeale see ikkagi sobib ka talle, mõnikord on see katse-eksitusmeetod ka. ja no ja see on ka üks oluline asi, miks mõnikord mingite teemadega tulebki kohtuda, vaata võib-olla isegi noh, nagu ühest korrast ei aita, tuleb mitu korda kohtuda, vaata sellepärast, et see on protsess, on ju, et see võtab aega, et aru saada, mis seal päriselt toimub, on ju nagu. ja mis päriselt nagu sobib ja et see õige ülesanne või harjutus, et tegelikult selleks, et tulemusi ei saada, ei ole mõtet, ei pea tegema nagu õppima 20 erinevat Just. meditatsiooni, aga pead leidma selle ühe sobiliku, mis sulle nagu toimib, vaata noh, Mhm. et noh, et sa ei saa nagu ja see ei pruugi olla seesama meetod, mis nagu minule sobib, vaata nagu, mis Mhm. sulle sobib, et. ja see võib täiesti erinev Mhm. olla, kuigi me tahame jõuda ühe sama tulemuseni välja, on ju. noh, nagu sina õpetasid selles oma turunduses, on ju, et me tahame ühe tulemuseni välja jõuda, et meil on nagu kliente ja nii edasi ja nii ja siis on see, et aga igaüks jõuab sinna erinevalt Just. sinna välja, et siis, et see ei ole niimoodi, et kui mina jõudsin nii, siis sina pead ka samamoodi tegema, et Just. õpetame nüüd 20 inimesele täpselt samasuguse meetodi selgeks, kuidas ma sinu siia enda kursusele sain või kuidagi Mhm. nii. noh, Just. see ei toimi niimoodi ja siis tekibki see tunne, et noh, et ma olen juba nii palju proovinud ja nii edasi, et. Ja see ongi see, mis tegelikult takistab ka nagu nende õigete spetsialistide juurde jõudmist, on see suur pettumus, mis on, et ongi see, et kõik on lubanud midagi, on ju, ja siis ma lähen selle lubaduse peale, on ju,
tema eesmärk on, noh, mitte alati, vahel on ka see, et on tehtud seda nagu hea, nagu õigest kohast, on ju, aga et selle õige kliendini jõuab õige sõnumiga, kes päriselt nagu, et see, kui see klient tuleb, ta saab seda, mida ta hetkel vajab sellest teenusest, on ju, ja ta tunneb, et see käimine on läinud asja ette. Et ta päriselt sai sealt midagi, aga noh, tänapäeva turundusmaailmas kahjuks on see kitsas koht, et kuna on olnud nii palju sihukest lihtsalt müü, on ju, siis noh, meil on keeruline eristada neid spetsialiste, kes meil päriselt saavad aidata, sest seal on nagu nii palju juba seda usaldusprobleemi vahel, on ju, mis on nagu aastatega kujunenud. ja tead, mis üks asi on veel, et tavaliselt, mis mina nagu olen kogenud, mis minu jaoks on nagu see, et see päris spetsialist ei taha tegeleda turundusega. Ei taha ja päris spetsialist ei viitsi vastata üldistele küsimustele, sellepärast et üldistele küsimustele tulevad üldised vastused, aga ei ole olemas universaalseid soovitusi. No täpselt ja spetsialist ei viitsi sulle teha mingisuguseid oma elu igast sekundist mingisuguseid riile ja story sid ja siit ja sealt ennast ette näidata. Ei viitsi teha, tundub nagu nii mõttetu nagu. Ta tahab teha sisulist tööd. jah, just, et tahaks teha nagu jah, sisulist, et see päriselt nagu toimiks, aga noh, pole mis teha, need emotsioonid tänapäeval müüvad, vaata nagu. Emotsioon müüb ja et see on selles mõttes, me oleme sellises huvitavas kohas ja nagu ma olen nagu nii tihtipeale mõelnud, et kuidas sellega siis on, et kas noh, ma olen vahest ise nagu, ma tunnen, et ma lähen nagu iseendaga või isegi maailmaga vahetevahel nagu vastuollu sellega seoses, et mulle tundub lihtsalt nagu see, et see tänapäeva see nii-öelda areng, mida me nimetame arenguks, on ju, ja kõik need müügiarengud ja kõik uued iga päev on uus noh, ega müügimaailmas on ju ka see, et tuleb ühel teemal koolitus, õpid selle selgeks, siis 2 kuu pärast ei toimi enam, vaata, sest et kõik on selle triki ära tabanud juba ja siis tuleb uus asi õppida selgeks. õpid järgmise asja selgeks, mis jälle ei taha. Tore rattas. õpid. ja et see on see on ju, et see areng on ju noh, et kas see nagu mõnes mõttes nagu noh, ma isegi tunnen vahetevahel, et see on nagu taandareng, et me nagu selle meie oma loovusele ja oma isiklikule tunnetusele, see on nagu taandareng ja noh, kõike. ja kui ma vaatan, eks ju neid, noh, ma ise kasutan ju ka vahepeal ai-d on ju noh, et see on nagu ka koht, mida võiks ja peaks kasutama nagu selles mõttes nagu enda nagu eetika kohaselt ja vastutustundlikult, et mida sa seal, et kas sa lased ai-l selle jutu valmis kirjutada, et nad kõik saavad aru, et see on tegelikult ai kirjutatud või sa kirjutad jutu ise ja palud ai-l, et ta paneb sul sellisesse vormi ja lihtsalt, et inimesel on lihtsam lugeda seda. aga jätad selle oma isikupärasena alles, et just nagu see, et mitte, et lase ai-l kirjutada mingit teaduslikku teksti ja siis, kui inimesed küsivad, siis ütled sinna juurde, on ju, et umbes, et ma pean seda veel uurima nagu, et noh. et ikkagi sa edastad nagu oma sõnumit ja mulle nagu vahest tundub, et kahjuks nagu on asjad nagu niimoodi läinud, et seda sellist ai poolt tehnilist nagu sihukest, mis on ilmselgelt näha nagu, et see on ai poolt tehtud, et inimesed on selle nii omaks võtnud, vaata, et see on hakanudki meeldima ja seda päris inimesel hakatakse juba nagu mõnikord isegi nagu eelistama, et see on selles mõttes on see nagu hästi veider, et mul on nagu kahju, et me lähme oma selle algolemuse või selle oma päris mina juurest nagu lähme nagu nii kaugele, vaata nagu sellega. No kusjuures seal on nagu 2 asja. Esiteks on see, et kas ma tean, kes ma olen ja mida ma olen tulnud siia tegema, on ju. Mis on minu väärtused ja põhimõtted. Kui see on selge, siis mingil määral ma ütlen, et see teeb nagu lihtsamaks, et aga see ongi, et see, et sa kannad ka seda, noh, mida öeldakse, sagedust kandma, on ju. Et see ongi, et sa oled sina ise, et kui sa, noh, sa arvadki asjadest nii, nagu sa arvad, on ju, sinu väärtused ongi sellised, nagu need on ja sul on nagu julgus ka need välja öelda, sest sa oled mina. No jah, see, kuidas mina toimin, see on see, mida mina pean näiteks õigeks või noh, mis iganes, on ju. Et see on see, kes ma olen.
ja siis teine, see üks koht, mis see ai lõks on, seda ütles üks, kes ehitab ai-sid, et see jätab mulje loovusest, aga see on see näiline loovus, on ju, et kuna seal on nii palju võimalusi, on ju, siis seal on lihtsalt see üks ohukoht, kus tasub teadlik olla, et oma loovus ei kannataks, on ju, sest ma ütlen ausalt, et loovus on nagu see asi minu elus olnud, mis on mind igalt poolt välja vedanud, ükskõik kui sügaval augus ma ei ole mingi küsimusega olnud või mis katastroofid ei ole olnud, on ju, siis loovus, loovmõtlemine on alati see, mis on toonud lahenduse, sest see on see, et kui need standardlahendused enam ei tööta, siis sa pead mõtlema out of the box, on ju, aga selleks sa vajad oma seda loopotentsiaali, on ju, ja pingemaandust, et see loopotentsiaal saaks nagu väljenduda, on ju. Et see on nagu võib-olla sihuke, noh, selle ai koha pealt nagu, et ongi see, et see teeb jube mugavaks nagu, aga mis puudutab näiteks kirjutamist, siis see on küll nagu see koht, et ainult kirjavigade parandamiseks, aga mitte nagu või sisulise mõtte väljendamiseks, et noh, täpselt nagu sa ütlesid, et noh, et see mõte selgemalt välja tuleks, on ju, aga et see tuum jääks ka siis selleks samaks, et mida sa tegelikult tahad öelda selle tekstiga, on ju. ja keegi ütles eile just ilusasti, et ai ei ole sama nagu Google, et sa küsid Google'i käest, vaata, et sa pead oskama teda kasutada ja talle nagu korralikud käsud andma või korralikult noh, see on seesama koht, et sa pead õppima ennast selgelt väljendama, on ju, et mida sa tegelikult tahad, eks ju, jõudsime sinna samasse punkti nüüd välja, eks ju, Kust et me tegelikult pead alustasime. tema puhul ütlema, mida sa päriselt tahad, muidu ta ütleb sulle mingi mis iganes vastuse sinna, nii nagu sulle meeldib. Sellega, et see, et lollile küsimusele on loll vastus, on ja, kõige ausam vastus, et nagu selles suhtes, et üks asi, mida mina näiteks läbi selle, millest ma teadlikumaks sain, oligi täpselt see, et aga mu eneseväljendus jääbki teinekord segaseks, on ju, et ma mõtlen ühte asja ja siis ta hakkab mulle jäppima mingit teist asja vastu, on ju, aga see on mille pärast, ma sõnastasin selle küsimuse niimoodi, on ju, et see selles mõttes nagu see kahe otsaga asi, plussid-miinused, on ju, aga tasub hästi nagu teadlikult kohal olla, märgata ja ka nagu see kriitiline mõtlemine peab kaasas olema, on ju. aga veel selle kõige eelneva jutu jätkuks, nagu vaata, kui rääkisime siin, et on vaja juurde õppida, juurde õppida, juurde õppida, ma tahtsin veel ühe huvitava asja lisada, aga mida ma olen ka teinekord inimestele soovitanud, et noh, mitte, et ma pole soovitanud, et tee seda või teist või kolmandat, vaid ma olen öelnud niimoodi, et nüüd on see, et nüüd tee kõike seda, mida sa tahad. See just, see on hea tee kõike soovitus. seda, mida sa tahad ja lihtsalt võta omale üks päev nagu või kaks päeva, vähemalt üks päev nädalas, kus sa teed seda, mida sa tahad, mida sa päriselt tahad ja võtad aja lihtsalt nagu võtad pausi, on ju, et just nimelt see, et sa võtadki, mitte et kui me oleme nagu ülekoormatud või tundub, et kõiki asju on liiga palju, et siis noh, et sa mitte ei hakka nagu võtma mingit kursust, et kuidas sa saad nagu noh, asju nagu, kuidas sa saad olla nagu tõhusam ja paremini toimida, vaid sa tegelikult võtad pausi. et see paus teinekord nagu noh, on küll ja küll on asju niimoodi, et sa võtad ju pausi, läheb 2 nädalat mööda, vaatad, et issand, see, mis mul oli 2 nädalat tagasi prioriteet, seda pole vaja tehagi üldse nagu. jah, või ilmaasjata rapsisid. jaa, küll ja küll ja noh, tegelikult isegi ütleme, et mina nagu vaatan ka, kui ma mingeid sündmusi loon ja teinekord on niimoodi, et noh, tuleb nagu pähe, teen selle sündmuse, onju. aga tegelikult mul ei olegi selle noh, sündmuse jaoks mingit energiat võib-olla mõnikord või ma saan kohe aru, et selle energia, et see pole see, vaata või noh, et emotsioonist tuli, noh, kõigil juhtub. Ja siis ma saan aru, et noh, et siis on see, et aga kuidas ma ikka jätan selle, kuidas ma ikka jätan, ma olin välja kuulutanud selle, kuidas ma siis seda edasi ei vii ja siis rapsid siin, ma ei tea, nädal aega muudkui tegeled sellega ja lõpuks oled sa sinna tohutult palju energiat pannud, on ju, ja sa pole kuskile jõudnud, aga sa oled ainult tühjaks tõmmanud ennast, noh, Minu soovitus selle puhul on ikkagist nagu see, et tunne ära ja ole valmis nagu ka loobuma.
loobuma jah, et see on tegelikult see jälle see aju trikitab meid taaskord, et need on ajutrikid tegelikult, miks me veame nagu seda lõppu välja, seda piltlikult öeldes seda surnud hobust kaasas endaga onju, on see, et me hakkame keskenduma sellele, kui palju me oleme oma aega ja energiat sellesse investeerinud ja siis selle asemel, et loobuda ja nagu leppidagi sellega, et okei, see kõik oligi nagu tühja ja sellel ei tule nagu mingit tulemust, onju. selle asemel me hakkame proovima päästa, et me panen ikkagi sinna veel, äkki veab välja, onju, noh ja lõpuks ongi, inimene on ummikus, palju rasket tööd, onju, ja null tulemust, onju. või siis ongi need mingisugused, ma ei teagi, noh, kesised tulemused, et see ei ole päeva lõpuks ikkagi see, onju. ja noh, oluline on ka teada, et miks sa midagi teed, onju. et see on nagu sellest algab. ja noh, ja teinekord on ka see asi vaata, et vaata, me teeme, eriti naised kipuvad seda tegema, püüavad, ah, ma teen seda sellepärast, et noh, kellegi teise jaoks vaata või noh, et kellelegi teisele rõõmu pakkuda, et oma mehele rõõmu pakkuda või noh, või midagi sa teed või et umbes, et ei, et ma ei saa tulla, ma ei tea, mingisse massaaži on ju, noh, ma toon lihtsalt oma näited, et see ei pruugi olla sama üks-ühele, et ma ei saa tulla sellepärast, või mingisugusel teraapiasse, mis sind aitaks, on ju, et ma ei saa tulla sinna sellepärast, et aga kuule, lapselapsed, ma olen lubanud lapselapsele noh, nagu ma ei tea seda või teist või ma tahaks ikka pühapäeviti lapselapsega sinna minna. Ma olen nagu teinekord, mõnikord inimestele öelnud, et mõtle nüüd ise hästi, et kui sa paned ennast sinna lapselapse nagu, et kui sina oled nüüd see lapselaps ja mõtled, et kas sina oleks soovinud, et sinu vanaema oleks kannatanud sellepärast, et ta sinu valis või? Kas sa oleks seda soovinud või? et su vanaema valis sind sinuga just täna sellepärast nagu kinno minna näiteks, aga ta pidi loobuma sellest, et ta ise saab mingist valust lahti või midagi sellist või et ta saab noh, oma tervise kuidagimoodi paremaks, on ju noh. Tegelikult. ja see on see tervise ohverduse küsimus tegelikult, et ta ongi nagu see, et kas me peame ohverdama, vahest on ka see, et me lihtsalt muudame oma graafikut ja me saame mõlemaid asju, onju. et see on hästi palju mõtteviisis nagu kinni, onju, et kas me näiteks, kas me ei lähe üldse või me leiame siis kohe mingi alternatiivse aja, vaata, et me saame minna, onju. et see on nagu see, et kui me ise oleme nagu valus, onju, siis tegelikult nagu on see, et see kandub ka sinna tegevustesse, et ka see lapselaps ei saa seda maksimaalselt nagu sellest kogemust võib-olla kätte, onju. samas noh, see on noh, niisugune kahe otsaga asi, onju, et jah, ühesõnaga see on pikem teema, aga see on ka nagu see teema, mis ma tegelikult tahtsime see paarisuhete juures välja tuua, et selleks, et sa saaksid pakkuda partnerile midagi, selle jaoks sa pead kõigepealt seda endale pakkuma, sest kui sa ise oled tühi, siis see andmine on näiline ja see ei kanna nagu. ja siis, mis veel on oluline, armastus alati kasvab hoolitsedes. ja see on õige. et mida rohkem me tegelikult hoolitseme, seda suurem on meie armastus ja see on alati vastastikune. aga see on nagu ka see, oluline on see, et millisest kohast ma seda jälle teen. kas see tuleb nagu see, et ma lähen ennast ohverdama, hambad ristis, ise siruli maas, kõik kohad valutavad, onju. või siis on nagu see, et mul ongi hea olla, mu tass on täis ja siis mul on ka anda partnerile. ja noh, ja mõnikord ongi see koht on ju, et kui see välja ei tule, ongi lahkumineku koht, eks. no lõpuks ongi jah. ja see on ka okei. -hmm. ja see on ka nagu okei, aga ma olen ise vaata nagu korraldanud aastaid Indias neid kehapuhastuse retriite, mis on siuksed hästi vägevad ja võimsad nagu sellised kogemused ja mul on päris mitu korda on olnud selline asi näiteks, et noh, on olnud, et inimene soovib tulla, on ju nagu ja siis ütleb, et ai, aga mu mees ei tule minuga koos, on ju, et ma ei taha siis tulla, sellepärast et ma tahaks ikkagi temaga koos tulla, vaata, ma nii väga tahaks tulla, aga no näed, mees ei tule minuga koos, on ju noh, et ma tahaks ikka temaga koos puhata nagu ja niimoodi,
samas ma tean, et mees on öelnud, et mine üksi, vaata noh, et tal ei ole selle vastu midagi, et mine üksi, aga Mhm. naine ütleb, et näed, et ja see on ka see, et näed, sa tegelikult ohverdad ennast sellepärast, et noh, nagu kellegi teise pärast vaata, ohverdad Mhm. ennast, et sa endale ei paku seda, mis sa tegelikult nagu tahad, eks ju, et Mhm. aga noh, loomulikult igal valikul on mingi põhjus, eks ju, aga no lihtsalt see on nagu lihtsalt nagu hea näide, et noh, et peab hästi-hästi nagu targalt mõtlema seda, kas see on ikka okei endale niimoodi teha. Mhm. Et sa ei saa teha neid, et sa ei tee enda jaoks, sest et noh, kui sa oled ise tervem, siis mehega edaspidised koosolemise ajad on ka väärtuslikumad jälle tänu On sellele. palju Ja sul on kvaliteetsemaks palju muutunud. rohkem pakkuda seal ja noh, ja see on kõik sihuke väike jada, aga noh, me tihtipeale ei oska ju mõelda, vaata nagu 2 või 3 sammu ette, vaata. No ja vot seal on ikkagi tuleb selle juurde see tagasi, et peab olema nagu oskus ka nagu üksinda olla iseseisvalt, et paari suhtes me võime olla koos, aga me saame ka olla nagu eraldi ja siis jälle kokku, onju. Et et me oleme koos, et kui me vahepeal käime või teeme eraldi mingeid asju, ega see ei katkesta meie ühendust tegelikult, onju. Mhm. Et vot see on nagu see oluline koht, millest aru saada, aga noh, tihti ongi nagu see, et sellest võibki nagu mõistusega olla lihtsam aru saada kui see, et see keha ei tule nagu järgi, aga vot siis on jälle see töökoht, onju. Et mida ma vajan, et ma saaksin selle sammu teha, onju. Et ma tunneksin ennast ka turvaliselt siis, kui ma lähen ka näiteks partnerist paariks nädalaks eemale, onju. või, Jaa. või mis siis temaga juhtub või mis juhtub minuga, kui ma sinna lähen, onju, et mis nagu seal on, onju, et need asjad nagu läbi mõelda. Jah, sest et tegelikult ongi niimoodi, et see, et me võime füüsiliselt olla küll eraldi, aga me oleme tegelikult ikkagi kogu aeg ühenduses. Et me Just. oleme, noh, oleme tegelikult kogu aeg ühenduses, on ju, ja me tajume, mis teise inimesega toimub, sest et noh, et ma arvan, et noh, naised tajuvad ju eriti hästi, vaata, mis Mhm. toimub ja noh, et on, paljud naised on tegelikult öelnud ka vaata, et noh, et mul oli kogu aeg sihuke tunne juba, et see mees petab mind, on ju, et Mhm. tegelikult see on ka see koht, et tuleb nagu jällegi noh, jälle see aususe koht siin on ju, No tunded on püsti kogu aeg selles mõttes, et naine alati tegelikult teab. ja naine tihti tajub, et alati ta ei oska seda nagu seda taju panna nagu sõnadesse ja endale teadvustada, mida ta päriselt tajub, aga tegelikult naine Mhm. tajub väga palju. ja, ja seal on ka see on ka see koht võib-olla ka, kus tekivad või mingid väiksed nagu arusaamatused võib-olla, et see, et aga jah, et see ühendus, selles mõttes see ühendus on ju noh, nagu tegelikult kogu aeg olemas ja nagu ega siin on ka Mhm. hästi palju see tähtis, et kui enesekindel sa oled, on ju, et Mhm. Ja mida kindlam ma olen või nagu ma isegi ütleks, et see täiuslik enesekindluse võti on see julgus olla ebakindel ja mitte teada ja lasta lahti ka sellest kontrollist, onju, et ongi jah, nagu see, et on nagu on, noh. Selles mõttes, et et ma suudan nagu kõigest hoolimata ka siis nagu lõdvestuda, onju. ja noh, teinekord ongi just see, et kui sa selle kontrolli lahti lased, et noh, no ma toon lihtsalt sellise hästi siukse noh, klassikalise või sellise näite, et noh, et mees läheb üksinda kuskile reisile, naine kardab, äkki leiab mingi uue naise sealt, noh. Mm. aga mida sa teed kinni ja sa ei saa hoida teda ja ma olen alati nagu Ja kui mõelnud. ta leiab uue naise, siis ta leiab siit selle nagunii. No Kui jah, küsimus ta on leiab selle selles. nagunii ja äkki ongi hea, äkki sa leiad ka pärast uue mehe, kes on nagu sinu jaoks palju väärtuslikum, onju, aga noh, vaata ongi see, et tihti me nagu ei saa sellest aru, et kui me millestki lahti laseme, et siis see võib olla hoopiski mingisugune väga äge hüppelaud millelegi palju-palju paremale, aga noh, selles ja tihti selles praeguses hetkes me ei saagi aru, et võib-olla milliseid vajadusi, seesama, mis me enne rääkisime, et see ei rahulda mingeid meie olulisi vajadusi, et kui sinu oma elukaaslasega sa ei saa mingit sellist olulist asja, mida tema ei mõista, vaata nagu, et siis Mm. ja teinekord sellest rääkimine, kasvõi see, et too mulle lilli 1 kord nädalas, siis see tegelikult ei ole ju mingi probleem, mees toob sulle 1 korra nädalas, aga kui see naise nagu teeb nii palju kordi õnnelikumaks, siis milles probleem, see on ju Mm. nii lihtne tegelikult, eks ju, või noh, Just. mõnikord need asjad, mis nagu teevad, aga
noh, see on nagu see, mulle, mulle meeldib see, et kui mees küsib naise käest, et ütleb naisele, et kuule, ma ei tea, meil on suhtel on vist midagi viga, et sa pole, et sa vist ei armasta mind enam, et milles küsimus, et me 20 aastat abielus ja ma ütlesin sulle, et ma armastasin sind, et midagi pole ju muutunud, on ju. just, noh, noh, et see on, samas on seal ka nagu see, et naised armastavadki kõrvadega ja jah. mehed tegelikult ei jutusta nagu naljalt niisama. Mhm, mhm. Nagu ma ei taha öelda jutusta naljalt niisama, see on väga erinev nagu meheti onju, et ma ei taha seda kuskile kasti panna, aga lihtsalt võib-olla need teemad, millest räägitakse, on erinevad ja samas on ka kindlasti mehi, kes nagu väga palju räägivad onju, aga päeva lõpuks on see, et aga ainult sellel ajal see suhe ju ka ainult jutu najal püsti ei püsi, onju, et tegelikult seal on ikkagist nagu need sügavamad dimensioonid, onju. Ja mida suuremas ühenduses me oleme iseendaga, seda sügavamalt me ka seda kogeme, onju. aga noh, ikkagi, kui nüüd ütleme, et noh, vahest on nagu vastik olla terapeut on ju, või Mm, mitte terapeut, vaid ühesõnaga noh, inimeste aitaja selles mõttes, et noh, minul on nagu see professionaalne kretinism kõike selle nagu noh, kõike nagu jälgida kogu aeg ja kõike mhm, nagu noh, ma ei taha hinnata, kõike jälgida, siis paned vahepeal tähele, et issand, et keegi räägib, on ju, siis paned ka tõesti, aga ta on ju täiesti õnnetu oma suhtes on ju, et mhm. aga ise väidab, et ta on tohutult õnnelik, vaata või noh, et Aga tegelikult tema võibki olla. jah, ei Jah. seda küll, aga noh, sa märkad seal neid asju, vaata noh, Mhm, et ta ise nagu ja aga mõnikord sa ka märkad seda, et ta valetab, mhm, et mõnikord märkad, et no see nagu noh, ja selles mõttes muidugi, et noh, kas ta, et noh, kas ta on õnnelik, aga just nagu see koht on see, et ta tegelikult on et tuleb nii palju rahulolematust sealt seest, on ju. mhm, Aga inimene väidab, et oi, et ei, et aga tegelikult nii ongi okei, vaata nagu. Et noh, mhm, selles mõttes, et ta ei ole väärtustanud oma vajadusi, aga noh, loomulikult aga see ongi see koht, et kus nagu, et okei, et see pole minu asi, mhm, see pole minu asi, et see on see, et igaüks peab jõudma sellesse kohta siis, kui see on tema õige aeg, just et see ei ole koht, mida nagu kellelegi näpuga näidata, sest et noh, samamoodi õunapuu on ju kevadel kannab, on õites meil on ju, ega me talt ei saa vaata õunu enne kui augustis on ju, et võime taguda jalaga või karjuda ta peale või peksta mhm. teda või mida iganes või ma ei tea. aga ega neid õunu ei tule enne, ei tule jaanipäevaks veel. Jah, ja samas on tegelikult ka see ka, et mida mina näen, on see, et suhted ongi väga erinevad ja nad on alati kahe inimese enda nagu omavahelised ja, asjad ja ja. mitte keegi ei saa öelda, et mis on teie jaoks õige või vale. see on kõik omavaheliste kokkulepete küsimus, No onju. Et täpselt. täpselt nagu ongi kaks erinevat inimest saavad kokku ja tegelikult eesmärk on nagu see, et kuidas me koos saame toimida nii, et meil mõlemal on nagu hea olla, onju. See ongi võti. Mhm. Tegelikult tihti rohkem ei olegi vaja. Ja tegelikult ei ole kellelgi õigus öelda sulle, kas sul on midagi teistmoodi vaja elus teha või mitte, on ju, Just. et tegelikult see on iseenda avastamine, iseenda tegemine, et noh, ma seda olen ka tihtipeale märganud, on ju, et, et noh, tänapäeval eriti, kui neid teraapiaid ja kõike see asju nii palju, siis noh, hullult hakatakse kohe, et kuule, et sa peaksid niimoodi, miks sa sellist muutust ei tee või noh, et see nagu Mm noh, sa tead, mida teisel vaja on, -hmm. aga ma hakkan noh, olen kogu aeg jälle vaikselt rohkem aru saanud, et oot, mina ei tea, mida temal vaja on, ma lasen seda tema otsustada, mida tal vaja Just, on ju. et just. eks ma ise algusaastatel mõtlesin ka, et oh, seda peab nii tegema, nii tegema. mina annan soovitusi, et proovi seda, proovi teist, proovi jah, kolmandat, on ju. ja sinu enda otsus on, kas sa proovid või ei jah, proovi. et kas sa proovid või ei proovi, see on sinu otsustada, tunneta. ma tegin ühe kursuse ka kunagi eelmine aasta see naistele läks nagu nii hästi peale tegelikult just, et ütlesid, et kahtle iga minu sõna. Mm. tunneta läbi see on ju. oi, päris see äge kõlab võti hästi. tuli sealt. jah, et ei ole mina jumal, et see, et ma sulle mingit kursust, see ei ole, ma ei ole nagu jumal, et noh, et see, et noh, seda sa ei pea võtma nagu, et aga vaat jälle siin on see koht, et hoia oma silmad avatud, et äkki. ole suhtu uudishimuga, suhtu lihtsalt uudishimuga, äkki on seal midagi mulle, aga kahelda on alati hea, et
just. ja. No nii, aga sinuga oli väga tore. Kuidas sind leida saab ja kuidas sinuga ühendus saab? Siin minu pildi juures on üks selline tore aadress www.heatuju.ee ja Aet Sillaste on nimi siis, et selle järgi leiab mind ka üles ja tegelikult kui mõni paar tahab siis nii-öelda seda puudutust tulla kogema, õppima, et mul on 25. ja 26. aprillil siis isegi üks selline tore peamassaaži 2-päevane koolitus tulemas. Et sinna on oodatud, et see on küll noh, ühest küljest on see nagu mõeldud ka massööridele, kes nii-öelda saaksid oma oskusi täiendada, teisele pakkuda. aga alati on tore, kui on kursusel just nagu natukene erineva suunitusega inimesi ka, et mõnikord on massöörid, kes tahavad oma lõbuks, oma pereliikmetele teha, oma kaaslasega, onju. Et see on just huvitav, et see lisab nagu selles mõttes nagu sellele kursusele nagu neid erinevaid nüansse. Et see on alati kihvt, et võite tulla või siis teine variant, et tahate, võin ka privaatselt oma teadmisi jagada, see on väga äge kogemus, see on noh, nagu küll. Sealt tuleb vau-efekte. Väga hea. Ma pärast panen sinna video alla ka sinu kontaktid, kuidas sinuga ühendus saab. Ja kellel jäi veel mingeid küsimusi, kindlasti kirjutage kommentaaridesse, me tuleme ja vastame nendele või võite ka otse meie poole pöörduda. Ja aitäh, et sa tulid. Sinuga oli väga põnev. Ja aitäh, et sa kutsusid. Ja aitäh kõigile, kes kuulasid. Nii tore ja nii tore on nagu vestelda inimesega, kellel on üldjoontes samad nii-öelda arusaamad või samad põhimõtted. See on nagu eriti tore. Ja vahva. Aga olgu, aitäh kuulamast ja head aega. Head aega kõigile.